Ma arvan, et see oli kuskil aasta 97 äkki. Ma ei tea, kinnitad fakti või? Sinna kanti, aga ma aastat täpselt ei tea, aga mingil hetkel me hakkasime seda maastikuratast sõitma ja võistlesime. Ja siis ma arvan, et mina trügisin sinna Jaani ja Lauri seltskonda kuskil Kuutsemäel või kuskil. Et Jaan selles mõttes oli ikkagi juba sel ajal tegija, et pigem mina vaatasin talle alt üles, et tema oli ju juba proff ja mul veel olid tegelikult siuksed säravamad tulemused tegemata. Mida mul ei olnud ja mis nagu Jaanil oli ju hea, oli just see lõpuspurt, et kui meil olid ühistarid, et siis ma nagu ikkagi üritasin uurida, et nad kuradi moodi te seal nagu 6 tundi ära vändanud ja siis veel paned kõigile pähe, et mul ei ole nagu santsu ka, et spordi poolt sai ikkagi siukses nagu omavahel olles arutatud. Üldjuhul on neil alati jaanipäeva paiku eestikad ja peale seda me Tartus saime jälle suurema seltskonnaga kokku ja saatsime Jaani ilusti tuurile ära. Mina arvan, et ma olin kuskil Aanias või Otepääl, et õhtused trennid üritasime nii sättida, et viimast miinimum veerand tundi ei näeks. Eurospordi vahendusel ma neid jälgisin. Profikarjääri algusest ma ei olnud ka mitte keegi, on ju. Tasapisi hakkas huvi tekkima ja siis, kui sa võidad lõpuks kollase särgi, siis on nagu hoopis teine teema. Loomulikult tagantjärgi see oli ikka üks minu karjääri üks kõige tähtsamaid asju ilmselt võib-olla. Sellest sai mõnigi asi jätku võib-olla, et enesekindlus kasvas veelgi, et kindlasti see oli üks tähtsamaid asju. See oli raske mentaalselt, füüsiliselt, jube raske oli, eelkõige mentaalselt ja ma olen juba kusagil öelnud, et meil tiim ei olnud selliseks asjaks valmis, meil ei olnud vastavat personali, et niimoodi barrikateerida natuke. Peamanager samamoodi tahtis, et oleks võimalikult palju kajastust ja lasi kõik võimalikult pressi esindajad üritas või rääkis mind ära, et tavai, tule nüüd räägi sellega, siis ma lõpuks ütles, et ma ei jaksa lihtsalt. Vaimselt oli toss väljas juba, et tagantjärgi on muidugi kihvt, et siukse asjaga hakkama sain. Aga selles hetkes olles oli minu jaoks jube raske. Kui start anti ära ja võidusõit läks lahti, siis sa saad seal esimese poole tunni aru, et mis tunne sul on, et siis vaatad, läheb higi lahti ja tunne on okei, korras. Ja siis tegelikult peale finišit oli see häiris vähem, aga lõpuks hotellis ka ja selle massaaži ja mingi muu toimingu vahel, et tule räägi veel sellega ja puhkuse aeg kadus natuke ära, taastumise aeg. Üks hea mälestus on küll sellest Prantsusmaa maratonist, kus kuskilt küla vahelt läks meil siis suusaradal läbi viidud ja siis, kui need Alpi kelladega seal küla vahel oli, et siis oli täpselt see, et rahvas oli nagu, läksid, mass oli ees, astus kõrvale, et siis oligi just nagu rääkisin ka, et kurat, et see on ikka äge, et ma ei kujuta ette, mida teie seal nagu veel tuuri ajal teete, et kui see üks küla, et see arusaam tuli suht ruttu ja kui sa näed seda meediakajastust, et on ikkagi suur spordiala. Tegin vale valiku ja siis nagu jäädki karpi ja finišeerida ei saa, aga sul adrenaliin tuleb kõrvadest, ajab välja seda adrenaliini ja sa ei saa midagi teha ja siis veered üle joone, midagi teinud ei ole ja pingutanud ei ole. Siis see on kõige hullemad hetked rattasprinter jaoks just. See oli nagu hea, et on 4+ tundi 2 miinimum ära sõites ja ütleb, et tuleb üle finišiooni, täna pole midagi teinud. Aga jah, selle emotsioonist ma saan täitsa nagu aru ja ratast palju jälgides, siis seal finišijoonel neid rusikaga vastu lenksutagujaid on tegelikult praktiliselt iga võistlus on näha. Ma ei mäleta, kas see oli peale seda esimest etapi võitu või siis, kui ma kollase sain. Prantsuse televisiooni otsesaade oli kohe peale etappi ja siis saatejuht võttis välja siis Euroopa kaardi. Siis paraku oli seal ei olnud veel Balti riike eraldatud, nii et küsis mu käest, et kust näita mulle, kus see Eesti on. Siis ma ütlesin, et anna andeks, sul on vana kaart. Siis oli rahvas nagu vilistas seda saatejuhi natuke välja, ütleme niimoodi.
Oleneb regioonist ilmselt natuke, aga kui seal kuskil, isegi täna kuskil rattavõidusõidu ääres, vanad inimesed tunnevad ära, nagu tulevad ligi ja saad mingi inimesega kokku ja siis sa räägid mingid asjad ära ja siis mina ei tea teda. Tema minu arust ei tea mind, aga siis lõpuks ütleb, väga umbes sama, et aitäh nende emotsioonidest, et said ikka kõva ümberid, kurat.